Linnade rajamine Eestis oli seotud Lääne-Euroopa ja Venemaa vahelise kaubanduse arenemisega. Eesti keskaja linna valitsesid ja juhtisid kaupmehed. Käsitöö jäi kaubanduse varju ning valdavalt toodeti kohalikule turule. Eesti alale rajasid Saksa Skandinaavia vallutajad 13. kuni 14. sajandil 9 linna. Linnavõrgustik oli nõrgalt arenenud ning linnaõigusega asulaid eraldas üksteisest 100 ja rohkem kilomeetrit. Keskaja Liivimaa oli oma 19 linnaga üks vähem linnastunud piirkondi Euroopas. Linnaks peetakse asulaid, mis olid saanud oma maaisandalt linnaõiguse ja privileegid. Linn tähendas piiratud territooriumi, mis toimis oma õiguse, seaduste, korra ja vabaduste järgi. Liivimaa linnades oli levinud Lübecki ja Riia linnaõigus. Eesti alal sai viimasena linnaõiguse Narva ning 14. sajandi keskpaigast Eestis linnaõigusi enam ei jagatud. Tekkis hulgaliselt väikseid linnaõiguseta turuasulaid või aleveid. Maaisanda suhetest sõltus linna areng. Raele allus kogu aleviku elu linnas ning rae käes oli õiguse mõistmine nii tsiviil-, administratiiv- kui ka kriminaalasjus. Raad otsustas kodanikkonda vastuvõttu, reguleeris linnamajandust, turgu ja tootmist. Tänu linnaõigusele tekkis linnas autonoomne kodanikkond. Linnakodanikuks saamine tähendas keskajal kodaniku õiguste omandamist koos loaga kodaniku kombel elatist teenida. Kodanikuks vastuvõtmisel anti kodanikuvanne ning maksti kodanikuraha. Erinevalt paljudest teistest Euroopa linnadest ei seatud Liivimaal kodanikuks vastuvõtmise eelduseks kinnisvara olemasolu. Kuna linn vajas töösi, oli oluline, et inimesed sinna rändaksid. Esimestel vallutusjärgsetel sajanditel ei olnud talurahva olukord kuigi halb, polnud päris orjust, kuid sellegipoolest voolasid inimesed külast linna. Tõenäoliselt olid inimesed huvitatud linna pakutud majanduslikest võimalustest. Samuti pakkus linn külaelanikule võimaluse muuta enda sotsiaalset staatust ning teenida elatist kaubanduse ja käsitööga. Linnad kui kindlustatud tugipunktid kujunesid Lääne-Euroopa ja Vene transiitkaubanduse keskusteks. 1346. aastal Hansaliit vastu võetud määrus lubas Hansakaupmeestel kasutada sisseveosadamatena ainult Riiat, Tallinnat või Uus-Pärnut. Sisuliselt tähendas see laevade sundlossimist nendes sadamates. Hansateede monopol hakkas tähendust minetama 15. sajandi teisel poolel. Novgorodi vallutamine ja ühendamine Moskva suurvürstiriigiga 1478. aastal tõi kaasa Hansakaupmeeste privileegide kärpimise Vene kaubanduses. Tõsteti Novgorodis kaupade kaalumise eest võetavat tasu ning takistati soola sissevedu Venemaale. Hansa kaupmehed vahendasid Lääne-Euroopa turule Liivimaa teravilja, rukist, otra ja linaseid, samuti härja ja lehmanahku, tahket rasva ja hülgerasva. Eksporditi ka nii Liivimaa kui Vene lina, peamiselt vaha- ja karusnahku. Tähtsaim kaubaartikkel oli sool. Veel võeti sisse kalevit, lõuendit, metalli, veine, vürtse ja muud sellist. Hansa-Vene kaubanduse edukuse üks põhjus oli kindlasti tollivabadus. Hansa-Vene transpordikulud olid suured. Saksa kaubandus Venemaal oli koondunud Novgorodi kaubakontorisse Peetrikotta. Alates 14. sajandi lõpust läks selle valitsemine järjest enam Tallinna ja Tartu kätte. Novgorodi kaubakontori sulgemise ja muutunud välispoliitilise olukorra tõttu pidid Liivimaa suurkaupmehed enam rõhku panema sise- ja väliskaubandusele. Liivimaa suured linnad püüdsid siseturgu monopoliseerida. See tekitas aga konflikti mõisnike ja väikelinnade huvidega. Linnad olid käsitöökeskused ning Liivimaa linnakäsitöö oli orienteeritud siseturule. Käsitööalade hulk sõltus linna suurusest. Üldjuhul olid enim arenenud need ametid, mis varustasid inimesi esmatarbekaupadega, näiteks sepad, lihunikud, kingsepad ja pagarid. Suurtes linnades olid ametid, mis teenisid suurkaubandust, näiteks voorimehed, mündrikud ja kandjad. 14. sajandi teisest poolest pärinevad teated käsitöötsunftide kohta, mille olemasolu tõstis ameti prestiiži.
15. sajandil tegutses Tallinnas 14 tsunfti ning 16. sajandil 18 tsunfti. Mõned paremad ametid, näiteks kullasepad ja pagarid, keelasid oma tsunfti vastu võtta mittesakslasi, näiteks eestlasi, lätlasi ja liivlasi. Liivimaa linnadele oli iseloomulik, et mittesakslased tõrjuti peamiselt füüsilisel jõul põnevatesse, vähetasuvatesse ja väärikatesse ametitesse, näiteks tänavasillutajad, kivimurdjad ja kraavikaevajad. Käsitööameteid sai linnas pidada ka väike hulk naisi, näiteks 14. sajandi Tallinnas töötas naisi kangru, ehtesepa, rätsepa, ämmaemanda ja maalrina.